Täismängukanal on jõudnud laupäeva õhtuseks viimaseks kiiruskatseks Lausada rallikrossi rajale. Tegemist on vaieldamatult kuulsuse poolest number 2 kiiruskatsega Portugali rallil, kui võib-olla kõige kuulsamaks võib pidada punktikatset Fafe'd, kus on kuulus Fafee hüppe lõpus, siis siin Lausadas sõidetakse paaris rada 2 autot korraga rallikrossi rajal ja see toob alati kokku meeletud rahvamassid. Ja ka nii on ka täna, kuigi ilm, nagu te siin taustal näete, on olnud kohutav, kui me siit auto juurest siia kõndisime. Saime tohutu paduvihma osaliseks, aga see ei seganud inimestel siia tulemast ralli eel, enne kui autod tulevad kontserti nautimast ja muud meelelahutust endasse ahmimast. Nii et vaatame ka natuke, mida siin pakutakse, mis hinnaga on joogid ja vaatamata vihmale ja suhteliselt jahedale ilmale, näiteks õlu paistab, et läheb päris hästi kaubaks. No nii, nüüd liigume siia kaubanduslettide poole ja vaatame, kui palju miski asi maksab ja tegelikult eemalt on juba hinnakirja näha, et ülemäära ahned siinsed kaupmehed ei ole. Tule siia poole, vaatame seda hinnakirja ka ja ütleme Eesti kaupmeest on siin üht-teist õppida. Vesi 1,50, see peaks olema kohvi siis 2, õlu, väike õlu 2, poole liitrini 4 eurot. Ütleme, see ei ole nüüd kindlasti ülemäära kallis hind sihukese ürituse peale. Ja nagu näha, tõesti vaatamata külmale ja jahedale ilmale mehed siin õlut võtavad oma jagu. Teeme väikse jutu ka. Eestlasi see aasta väga vähe Portugalis näha olnud. Siin mees järsku kohal niimoodi kõpsti. Me tahtsime ikkagi näha Portugali rallit ja elada enda lemmikutele kaasa. Kui palju te olete siin üldse eestlasi näinud rajales? Peale meie seltskonna ei ole mitte kedagi näinud kahjuks. Nägime ainult Läti kolleege, aga nemad elavad ju oma meestele kaasa. No kuigi Ott Tänakut ei ole, elamust ikka saab? Loomulikult saab, igal juhul. Ja kohalik superpokk õlu, või siin on teine, Sagres, maitseb hästi? Maitseb hästi, sai otsa, aga vihmapüha oli hetkel ja saab uue võtta. Tuleb uus võtta, teeme nii. Nagu te Eesti fänn Raimo Õlletopsist nägite, juuakse siin Sagrese õlut. Me oleme praegu ka parajasti siin selle väikse varju all ja Portugalis üldse ongi 2 väga kõvat õllesorti. Üks on see Sagres ja teine on superpokk. Et kui Eestis on võib-olla pokk-õlu on siukse natuke külapoe taguste meeste mainega, siis siin igas restoranis, igas pitseerias, söögikohas on üks kui teine õlu saadaval. Põhimõtteliselt on nagu Saku ja A. Le Coq ja mõlemad, ma võin seda kinnitada, mõlemad maitsevad väga hästi. Ja nüüd oleme nii-öelda lihapirukate ja sellise hamburgeri sarnaste asjade leti juures ja nagu seal hinnast on ka näha, 5 eurot tükk. No ei ole ka ülemäära kallis, saab korraliku suutäie, nägite seal seda kebabi, siin noormees aitab ka mingit mütsi, väga vägev, aga tõesti 5 euro eest saab korraliku suutäie jälle. Ei ole mindud hulluks nende hindadega, et inimesed tulevad kokku ja ostavad üks puha mis raha eest. Saab täitsa rahulikult äri ajada, inimesed ostavad ja on siin vaatamata tõesti sellele ilmale ka väga rõõmsad. Nii ja loomulikult nagu igal enesest lugupidaval rallil on ka Portugalis oma meelne nurgake ja müüakse kõikvõimalikke asju, nagu me näeme, mütsid 20 eurot, väike tutimütsi sarnane asi, 15 eurot, T-särgid 25, pusad, mul ongi juba siin varrukad väljas ja märjad, peaks äkki uue pusa endale ostma, 40 eurot ja siin niisugust nipet-näpet ka polosärgid, igast vestid, nii et siin asju, nagu näha siin ka leti taga inimesed müüvad praegu, inimesed juba kuna sõidud hakkavad pihta, siis inimesed läksid siit lettide juurest ära parajasti, aga siit ennist jälle oli siin väga palju kauplemist ja asju, nii et ja üldse Portugali ralli riietes, meenetes inimesi on kiiruskatsetel väga palju näha olnud, nii et loomulikult see kõik läheb kaubaks, täpselt nii nagu meil Eestis Rally Estonia asjadega inimesed käivad ja ostavad, nii ka siin Portugalis ja kuulsal siis rallikrossi raja kiiruskatsel. See oli siis väike ülevaade Lausada rallikrossi rajal toimuvast melust, mida siin inimestele pakutakse. See kõik oli enne esimeste autode tulekut, nüüd
on kohe-kohe esimesed autod tulemas ja nagu näha, inimesed on nüüd kõik raja äärde koondunud. Tõsi, vahepeal käiakse ikka siin õlleleti ääres, on näha inimesi. Vihm läheb jälle tugevamaks, näite, ma panin ka kapuutsi pähe. Nii et ma kujutan ette, et need, kellel ei ole mingid vihma vastaseid keepe või asju seljas, need on siin läbi märjad ja tegelikult me tulime siia päris varakult kohale. Inimesed olid kohal juba siin ka 3 tundi enne, juba autod seisid, inimesed voorisid, nii et siin on tund juba kohal olnud ja sõit hakkab alles nüüd pihta, et näed, siin meie taustal läks praegu Delfin Evansi auto starti, nii et WRC autod kogunevad. Selle näitamise õigust meil muidugi ei ole, aga seda, mis seal rallil siis toimus, näete teistest kanalitest ja loomulikult ka meie päeva kokkuvõttest.